Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänane video on pealkirjaga Vaatlejast tegutsejaks. Sest nüüd on aeg. Nüüd on aeg tõmmata jalad kõhu alt välja ja hakata ennast liigutama. Ja ma loomulikult pean silmas seda, et hakata tegutsema uue maailma loomise nimel. Sest see, mis me oleme inimestena praegu kogenud siin maailmas, me oleme olnud justkui käsist jalust seotud. Käsist jalust seotud selles mõttes, et meil on olnud üks väga suur taak inimestena pea kohal. Ja see on olnud majandusliku, hirm majandusliku toimetuleku ees. Ja see taak on meil praktiliselt lõppenud. Ja on aeg hakata tegutsema. Ja see, mis on praegu toimunud ja toimub maailmas, kus tuleb välja järjest rohkem infot, mis toimub tegelikult ja millised jõud on mängus ja millega on tegelenud iga riigi valitsus. Absoluutselt iga riigi valitsus, kaasa arvatud Eesti valitsus, keda toitnud, kelle rahasid kasutanud, mida endale lubanud, milliseid plaane lubanud inimeste peal rakendada, nii edasi, nii edasi. Et see on, me oleme näinud seda ja me oleme olnud vaatlejad. Me oleme olnud imestusega. Osad inimesed on suu lahti kukkunud ja halvatud olnud sellest, et mis toimub, kuidas on võimalik. Kuidas on sellised asjad võimalikud? Mina olin kunagi, ma olin vahepeal täpselt samamoodi. Ma nagu ei uskunud, et mis mõttes, kuidas saab olla, kuidas keegi saab võtta sellise otsuse vastu näiteks valitsuses, mis lubab mürgitada läbi lennukite, pritsida mürki. Kui sa ise saad samamoodi mürgitatud, sinu lapsed saavad samamoodi mürgitatud. Ma ei saanud aru, kuidas see on võimalik. Kuidas on võimalik, et lubatakse Eesti metsasid raiuda ja teha nagu metsast lagedaks. See meie kõige suurem, kõige väärtuslikum vara, mis on inimestel, eestlastel olnud põlistest aegadest saadik, on mets ja maa ja kivid ja loodus ja kõik see, kuidas seda saab niimoodi hävitada, kuidas keegi saab lubada seda teha, kuidas keegi saab lubada selliseid seadusi, mis inimest kahjustavad. See asjad täiesti absurdses ja meie oleme siiamaani olnud täiesti rahumeelselt vaatlejad. Täiesti rahumeelselt. Selles mõttes mitte rahumeelselt. Me ei ole teinud mitte midagi. Me oleme oodanud, et keegi tuleks äkki ja teeks ja äkki keegi võtab sõna ja äkki keegi midagi ütleb. Sest siis ma vähemalt ise ei pea ütlema, sellepärast et äkki siis pannakse mind rongi peale ja viiakse Siberisse. Ma tajun täiesti sellist hirmu inimeste peal olnud. Aga nüüd ei ole meil aega selleks, ei ole võimalust enam selliseid hirme tunda, sellepärast, et vastasel juhul me muidu näeme ennast hävimas. Et see oli see nii-öelda, mis pani mind näiteks tegutsema, mis pani mind pool aastat tagasi Valguse kanalit tegema, oli see, et on vaja midagi ette võtta ja see, kuidas mina seda teen, see on minu viis anda oma panus ja nüüd on aeg kõigil. Me oleme saanud piisavalt kaua olla passiivselt pealtvaatajad, imestanud selle üle, mis toimub. Nüüd on aeg võtta sõna, nüüd on aeg võtta päris kõvaäärselt sõna ja tegutseda, mitte ainult vaadelda ja mitte ainult omavahel rääkida, mitte ainult sotsiaalmeedia gruppides jahuda seda edasi ja tagasi. Nüüd on aeg tegutseda. On aeg, et mehed ja naised, mõlemad käsi käes, võtaks selle asja ette ja valjuhäälselt tegutseks. Sellepärast, et nüüd enam ei saa. Mitte keegi ei tule meie ees seda tegema, mitte keegi ei tule seda uut riiki üles ehitama, kui me ise seda ei tee. Ja finantsilised pooled ja kõik see, millest ma olen QFS-is rääkinud, see kõik tööd tuleb ja toimib, aga ülesehitamise protsess on meil vaja endal teha. Keegi seda meie heaks ei tee, meie eest, ütleme nii.
meie saame iseenda heaks teha ja nüüd on see, et mida teed sina, mida saad teha sina konkreetselt täna selleks, et need jamad lõpetataks. Mida sa saad teha? Kuhu sa saad kirjutada, kellega sa saad rääkida, kelle kaudu sa saad informatsiooni ja nii edasi, kellega sa saad ühineda selleks, et jõud oleks suuremad, sest meid on rohkem kui neid. Meid on maailmas üle 8 miljardi inimese. Meil on Eesti riigis 1,3 miljonit inimest ja meid on kordades rohkem kui neid. Siis mida me saame, kuidas me saame, miks me üldse peaksime kartma midagi? Kui me võtame jalad kõhu alt välja ja hakkame tegutsema. Nii nagu aastal 88, kui toimus laulev revolutsioon, kus oli Balti kett 89, need asjad, meil täpselt samasugused võimalused täna. Aga me oleme nii ära tümitatud, minule tundub, et me oleme ära unustanud selle, mis seisus me kunagi olime ja mis oli meie vägi. Okei, paljud võivad siin nagu öelda, et ilma välise loata, ilma kõrgema poole loata ei oleks need asjad sündinud, ma olen nõus. Aga need asjad lubati sündida, sest kui oleks ikka väga tahetud, oleks Eesti maamuna pealt minema pühitud juba ammu. Aga see, kes me oleme või kuidas see Eesti riik uuesti sündis, see vägi, mis meil eestlastel siis oli, see on meil endiselt olemas. See oli vägev tunne, need, kes mäletavad. Võib-olla nooremad ei mäleta, ei olnud sündinudki sel ajal, aga need, kes mäletavad, teavad seda väge, seda võitlusvalmidust. Me olime valmis minema mida iganes tegema. Kus see nüüd on? Meie praegune olukord on kordades hullem kui siis. Ja ometi me tundsime seda ühtsust ja me tundsime seda väge enda sees. Nüüd on aeg see üles leida, sest meil on kõigil see olemas. Ja see ülesleidmise koht on siis, kui sa vajutad siin südame keskel mõttes selle nupu peale ja aktiveerid oma südame hingekristalli, südame sees oleva hingekristalli ja avad selle armastusele, mõistmisele, kaastundele ja nii edasi, kõikidele nendele positiivsetele tunnetele ja oled valmis tegema oma osa. Ja nüüd on see koht, kus sinu osa on see, et sa panustad uue maailma ülesehitamisele. Nüüd ja kohe. Nii et sellised sõnumid täna. Mida sa teed? Nägemiseni.